Iga laps unistab sellest, mis tööd ta hakkab suureks saades tegema. Kooli lõpetades tuleb teha tähtis otsus, kuhu minna edasi õppima. On väga kurb, kui noor inimene ei julge valida oma unistuste eriala, sest kardab, et teda võidakse näiteks tema rahvuse või mõne muu eripära tõttu halvasti kohelda või isegi õpingutest eemale tõrjuda. Sellepärast ongi kehtestatud kindlad reeglid, mis ei luba hariduse omandamisel kedagi ülekohtuselt halvasti kohelda. Vaatame, kuidas Marinal kõrgkoolis läheb. Marina on vene rahvusest ja tema emakeel on vene keel. Ta lõpetab venekeelse gümnaasiumi. Marina on hea ja hooliv inimene. Tema suur soov on saada sotsiaaltöötajaks, et raskustesse sattunud inimesi aidata. Sotsiaaltööd saab aga õppida ainult eesti keeles. Kas Marina oskab eesti keelt nii hästi, et ülikoolis õppida? Marina vanemad kahtlevad selles. Vanemad soovitavad Marinal valida eriala, mida saab õppida vene keeles. Marina aga ei loobu oma unistustest. Ta veenab vanemaid, et suudab ka eesti keeles õppida. Marina astub edukalt ülikooli. Õppimine läheb Marinal hästi, sest valitud eriala meeldib talle väga. Teine rahvus ei takista õppimist, vaid annab isegi suuremaid võimalusi. Näiteks saab Marina lugeda lisamaterjale ka vene keeles. Pealegi on väga hea, kui sotsiaaltöötaja valdab mitut keelt. Marina ei pea kunagi kartma, et ta tööd ei leia. Mitut keelt rääkiv tubli töötaja on igal pool teretulnud.